MTÜ Puka kogukond loodi 2017. aasta septembris eesmärgiga hoida endises vallavalitsuse hoones kohalikku teenuskeskust alles, kus raamatukogu, postipunkt, juuksur, massöör ja küünetehnik. See oli tegelikult selle maja päästmiseks ehk endise Puka vallamaja päästmiseks. Endine Puka vallavalitsus pani maja juba korraks ka müüki vallavolikogus hääletusele, et kas see maja müüa ja võib-olla sealt saada ka kooli omaosalus. Ja kui me siis seda kuulsime, siis muidugi käis tohutu orkaan peast läbi, mida nüüd teha. Siis meil sai väga kiiresti leidsime lahenduse, et jah, meil ei ole muud üle, et me peame oma teenused säilitama. Ja me vist tegime selle mõne päevaga, MTÜ. Koos on tehtud erinevaid üritusi, käidud õppereisidel ja rabas ning osa võetud ka saunamaratonist. Võib-olla esimene meie suurem niisugune üritus oli üheskoos uue aasta vastuvõtmine väljas. Siis me osalesime saunamaratonil, kus Puka saun oli üheks punktiks. Puka saun on meie kõrval tegevusharu, millega tegelikult tegeleb meil ainukene meesliige, see on Tarmo Kosk. Ja on ka sauna perenaine saunas tööl. Inimene, kes üle 10 aasta ei töötanud ja tal ei olnud ka haigekassa kaarti. Saime tema tööle rakendada, saime ametlikult palgale võtta, vald toetab meid selles, et saame puud osta saunale ja saame inimesele palka maksta. Tänaseks päevaks on loodud Puka kogukonna pank, kus on huvitavaid ideid kaardistatud ning vajadusel saab neid alati võtta ja kasutada. Ideid kogunes sinna rohkem, kui me praegu jõuame hetkel nendega tegeleda, aga siis ongi nagu sahver, kust riiulit saab vastavalt vajadusele siis uusi ideid võtta ja sinna ka koguda. Pangas on palju asju, on lastelaagritest kuni täiskasvanu õpitubadeni, on väljasõitudest kuni koolitusteni, on naabrite juures külas käimisi, naaberkülades, kõik võimalikke erinevaid asju. Viimase aja tähtsündmuseks võib pidada aga Puka kogukonna kööki, mille valmimisega oli kogukond hõivatud kogu suve. Meil oli täna juba teine koolituspäev. See koolituspäev on hästi põnev. Kõigepealt Katrin tutvustab, missugust lauda me missugusel koolituspäeval teeme. Täna me tegime furšettlauda ja rääkis sellest, missuguses järjekorras need toidud sinna furšettlauale tuleb panna. Tundub, et praegu on huvi hästi suur, sellepärast, et kui on näha, et siin ruumis on valgus, siis nii mõnigi tuleb ja piilub uksest sisse ja küsib, et mis huvitavat siin tehakse ja millal liituda saab. Me võime väita, et Puka kogukond on uustulnukas.